Tere! Minu nimi on Tanel Riivits. Viimased 10 aastat olen ma tegelenud võlgade sissenõudmisalal. Võin omast kogemusest öelda, et on võlnikke, kellega saab võlaküsimused lahendada mõistlikult, kohtuväliselt ja mõistliku aja jooksul. Aga samas on ka palju võlnikke, kes jätkavad uute võlgade tekitamist. Nad ei maksa oma vanu võlgnevusi ja nende suhtes toimub arvukalt mitmesuguseid täitemenetlusi, sõltumata võlaliigist. Taoline käitumine, see tähendab uute võlgade karistamatu tekitamine, on pahauskne tegevus ja see ei ole seadusega kooskõlas. Selliseid võlnikke nimetan mina sarivõlnikeks. Miks eksisteerib meil palju sarivõlnikke? Põhjus on lihtne. Sarivõlnikud saavad tegutseda valdavalt ainult seetõttu, et nende järgmised ohvrid ei tea nende varasemast käekirjast mitte midagi. See tähendab, infot on puudu. Mina leian, et võlnikud, kes on jäänud võlgu ja ei maksa neid oma võlgnevusi, ühesõnaga nad on võtnud julguse teha sellised otsused, siis peavad nad olema ka julged ühiskonna ees avalikult vastutada oma tegude ja tegemata jätmiste eest. Eesti Vabariigis mõistab õigus kohus. Kui kohus on kellegi suhtes langetanud otsuse, et inimene on võlgu ja see kohtuotsus on jõustunud, siis ei ole vale öelda avalikult, et see võlglane on võlgu. Kohtuotsused on Eesti Vabariigis üldiselt avalikult kättesaadavad, samamoodi on avalikud kohtuistungid ja samast põhimõttest juhindudes leian mina, et ka võlnike kohta info peab olema avalikult ja lihtsalt kättesaadav inimestele, vältimaks seda, et sarivõlnikud saaksid tekitada jällegi uusi võlgnevusi. Nendest põhimõtetest juhinduvalt olen mina ette võtnud projekti Võlnikud TV ja selle käigus hakkan ma avaldama videoreportaažidena võlnike kohta erinevat infot. Olge ootel, tulemas on palju põnevat infot.